tere! Tere! Ja täna olen ma siis vestlemas Reeda ja Kaleviga. Et tegelikult ma ei mäletagi, kui palju teie lõpetamisest juba möödas on, kas aasta või 2 või 3 või? 3! Täiesti uskumatu. Ja Reeda ja Kalevi puhul on siis tegemist laia profiiliga konstellööridega, kes on õppes korralikud olnud ja peale õpet ka ennast täiendanud väga laialdaselt, aga sellest nad juba saavad ise rääkida. Et ma võin sissejuhatuseks veel seda öelda, et tegelikult instituudil siis juhtus selline asi, et me otsisime ruume ja konstellatsioonid tulid ise Reeda juurde. Aga Reed räägib nüüd, et kuidas nad siis tulid, et huvitav lugu, jah, kuidas võib olla. Instituut tuli meie stuudiosse ruume rentima siis. Ja aasta aega oli instituut juba siin tegutsenud ja oli järgmise õppeaasta 2021 siis infotund augustikuus. Ja ma ütlesin ruumi valmis panna, nagu ikka. Nii et me tulime siia juba enne 21. aastat. Jaa, te olite 2020 arvatavasti olite juba siin okay. Ja siis 2021 pidi tulema infotund augustikuus uutele õpilastele. Ja ma ütlesin lihtsalt ruumi valmis panna. Ma alguses üldse ei teadnud, mis see teema on ja järsku kuidagi ka esimese ütlemise peale, see mul kahe kõrva vahele ei jäänud, aga siis järsku tuli selline mõte, et aga mis infotund, et ma jääks kuulama, millest te siin räägite. Ja jäin kuulama, sain aru, et täpselt selline meetod, millest tahaks rohkem teada. Sest ma olin selleks hetkeks, ütleme siis 2012 ma hakkasin tegelema enesearengu meetodite õppimisega. Ja ma olin natukene midagi sellist konstellatsioonilaadset varem korra kogenud, aga ma ei teadnud täpselt, millega tegemist on. Ja kui ma selle infotunni ära kuulasin, siis oli selge, et jah, ei ole küsimust, tahan hakata õppima siin. Ja siis edasi läks nii, et varsti liitus Kalev. Kalev liitus siis, kui ma kodus rääkisin sellest. Selle jah, kui minu lugu rääkida, siis ma mäletan seda, et see stuudio iseenesest on minu jaoks hästi oluline olnud, sest ma mäletan, ma tegin kunagi ka hiljem konstellatsiooni selle kohta, et kuidas see stuudio mind toetab, kui ma kogu aeg siia finantsistina. Stuudio on nüüd mis nimega siis? Ikka sama stuudio, Vansen stuudio. Vansen stuudio Nõmmel. Kuigi olen mõelnud, et võiks ümber nimetada konstellatsiooni stuudioks või midagi, sest muud me siin enam ei teegi. Aga selle kohta oleme ka konstellatsiooni teinud ja huvitavaid järelmeid saanud, aga mis ma tahtsin öelda oli see, et kõik need praktikumid ja enesetäiendusprogrammid, mis siia stuudiosse on jõudnud, nendest oleme osa võtnud. Ma mäletan seda, et algselt tuli siia jooga ja see hästi palju tehtud joogaharjutusi, pärast seda mindud joogakooli. Ja siis kui Reet tuli ja ütles, et üks huvitav kool, tule kuula, siis ma mäletan, ma tulin ilma ootusteta. Et ma tulen vaatan lihtsalt ja mäletan, et see oli teine siis moodul vist isegi lausa. Kui ma tulin siia ja siis ma jängin. Ja üllatavalt on see asi töötanud juba tükki aastaid seda laadi, et rohkem ja rohkem konstellatsioone mind tõmbab. Nii et see 3 aastat on selles tempos nüüd ilusti kulgenud ja kõik see jätkub. Jaa, aga kokku võib-olla isegi juba siis koos õppega 5. No jah, seda ka. Ma hakkasin ka arvutama, et tegelikult me lõpetasime küll 2 aastat tagasi, sest meie kursus oli esimene, kellel oli 3-aastane õppe, enne seda oli 2-aastane. Oleme 3. lend, sinu 5. lennust. Ja, okei. Nii, ja kuidas siis see õpe on nagu teile, ma ei tea, kasuks nüüd tulnud, kuidas ta võib-olla eluliselt on aidanud või mis veel on olulist nagu teil, ma ei tea, infoks jagada?
mina ütleks, et väga palju on muutunud, aga niimoodi ei saa näppu peale panna, et enne oli nii, siis tegime sellise konstellatsiooni ja nüüd siis see probleem kuidagi, et mingi konkreetne asi muutus, see on pigem ikkagi kogu protsess ja kogu elu on muutunud. Et kui sa vaatad tagasi, siis meil ei ole enam neid probleeme, millega me siia tulime ja mille puhul isegi kui olid need jagamisringid, ma mäletan, no lihtsalt valadki teinekord pisaraid, sest pinge on nii suur. Ja ma mõtlesin, et on võimatu, et need asjad kuidagi korda saavad või laabuvad või muutuvad elus, aga tagasi vaadates siis imed küll, aga enam ei ole selliseid teemasid päevakorras, mis siis olid. Nii et see on selline vaikne muutumine olnud. Ta on protsess. Ja ma isegi ütleks, et siin sattusingi lugema üks päev, keegi jagas Facebookis oma teekonda mediteerimisena. Et hommikust, ma ei mäleta, mitu tundi ta sellele pühendas, aga ikkagi mitukümmend päeva ja mitu tundi päevas tegi väga tugevat tööd iseendaga. Ja siis ta kirjeldas seda tulemust täpselt niimoodi, nagu mina kirjeldaksin, kuidas minu elu on muutunud. Ja siis mul tegi selline mõte, et konstellatsioon on nagu laisa inimese meditatsioon, et sa teed seda harva, sa ei tee seda ju iga päev ja sa ei pühenda sellele tundide viisi niimoodi aega. Aga kõik see endaga tegelemine ja õpetas osalemine, kus me teeme palju harjutusi, see kõik kokku on ikkagi täiesti elu on täiesti teises kohas, kui oli varem. Ja kui lisada, siis ma ütleksin seda ka, et mis meid nagu ka paarina on toetanud läbi õppimise on see, et see keskkond. Et üks asi, kui me tegime siin erinevates konstellatsioonikoolides mingeid harjutusi, siis teinekord see harjutus isegi oli veel nagu tummisema tulemusega kui võib-olla konstellatsioon. Kohati võib nii tunduda, et see on võib-olla isegi tõene. Aga mis on huvitav on see, et kui sa lähed pärast koju ja kui sinu partner on seda sama näinud või kogenud, mis sinuga toimub, siis hästi oluline on see, et see kodune toetus aitab selle konstellatsiooni nagu energias nagu edasi toimetada, sellepärast, et mis on nagu hästi palju viimasel ajal ma olen täheldanud, on see, et kui inimesed ka konstellatsioonis, nad saavad parema tulemuse kätte, aga mingi hetk nad kukuvad sellesse igapäevasesse rutiini tagasi ja just kui väidavad, et konstellatsioon võib-olla ei aina. Aga mina ütleks nii, kui sul on toetav taust või keskkond, kus sa lähed selle oma teemaga, siis see aitab sind ka kiiremini edasi. Et see on hästi huvitav võib-olla, mida mina olen kogenud, et seda tihtipeale sa ei hooma, aga kui sul on kõrvalpartner nii elus kui töös, kes sind toetab ja mõistab, siis annab heas mõttes tiivad. Veel üks selline huvitav küsimus, et kui mina õppisin, siis tegelikult see maht oli ka natuke väiksem. Võib-olla oli harjutustel kuidagi selline väga ligikaudne või selline ei pööratud nii palju tähelepanu ja et teie arvamus selle kohta, et on siis see õpe, selle sisu selline, et peale lõpetamist tegelikult saab ja võib alustada konstellatsioonidega. Mul tuleb meelde, et te kibenesite juba väga vara tegema neid konstellatsiooni. Sellest oli tegelikult juba natuke oli isegi teema staasikate konstelleride puhul. Aga et kuidas teile tundub just see maht või see, mis siin saadakse selle õppe käigus, et on sellega võimalik nagu siis ikkagi alustada? Ja muidugi on võimalik, aga see 3 aastat oli ikkagi küpsemiseks minimaalne, ma ütleks, et isegi see õpi ju tegelikult kogu elu, aga et alla 3 aasta lihtsalt sa ei jõua iseenda protsesse niimoodi läbi teha, iseenda teemasid ja see 3 aastat jah, et ma mäletan see on umbes niimoodi nagu keeleõppe, et mingi hetk sa tunned, et ma olen nüüd, oskan juba piisavalt, et sellepärast oligi see suur vaimustus, et tahaks juba hakata tegema konstellatsioone ja mida rohkem sa õpid, mida rohkem sa arened, siis sa saad aru, et mida rohkem oli aasta rolli ma olen. Ühist on veel õppida. Seal on veel see vaade ka minu arvates, et milleks sa konstellatsiooni koolis käid, kas sa käid enese
heaks, enese nagu jaoks, arenguks või sa rohkem pühendud ikkagi üks päev konstellörina toimetamise suunas. Ja see vaade nagu on ka, ma olen pärast hiljem aru saanud, on ka nagu hästi erinev. Ja mida ma olen veel tähendanud seda, et või tähendab, mida ma tahan sisse tuua, Kalve, on see, et nüüd mul õnnestus see kevad ka sinu neid supervisioone külastada. Ja ma pean tunnistama, ma olen käinud nüüd 4 aastat järjest. Ja sa oled ainuke, kes on käinud kogu aeg. Reedal on 3 aastat, Reedal oli samal ajal mujal pidi olema. Aga ma tahan öelda, et ma sain aru, et ma olen õppinud siin koolis või üldse konstellööriks saamise nimel, aga ma sain aru, et kui ma tulin selle supervisiooni esimesel päeval kohale ja esimene päev ja esimene töö ja mis sealt avanes minu jaoks, oli täiesti selline, et nagu poleks kuulnudki. Aga ma tahan öelda seda ka, et meil on tihti kõigil piiratud mälumaht ja me ei võta kogu infot, me ei suuda läbi töötada koheselt. Aga et see, nagu öeldakse, kordamine on tarkuse ema. Ja minu arvates on igale konstellöörile soovitatud, kui on võimalik ja kui see on lubatud osaleda nendel supervisioonidel, see arendab igas mõttes. Kõik on õppimise koht, ega see on ikkagi elukestev õpe ja see on nagu igapäevaelu, et ega me ei saa kõike nagu kohe selgeks õppida teada. Et see on ka tegelikult oma tasand, oma maailm ja tegelikult iga konstellatsioon, iga inimene, kõik on kordumatu ja see ka huvitab siis ja ka areneb selles mõttes, et konstellatsioonid, nagu te ise teate, arenevad. Reet väga erilisi konstellatsioone, nii et ja kõik toimib nagu, kõik töötab kuidagi, et see on ka ikkagi huvitav, et noh, sisemiselt on tunne, et ma teen nagu õiget asja või et kui keegi saab abi või kas või mul endal läheb kuskil mingites olukordades paremaks, siis teil sama? Meil on sama jah, ma ikka väga loodan, et sa seda kooli kunagi selle tegemist kunagi ei lõpeta, et see kindlasti võiks olla olemas võimalus õppida inimestel. Aga võib-olla veel kooli koha pealt tahan ma seda ka, nagu ma olen jälle tagantjärgi hakanud aru saama, ja algselt ei näri nagu läbi või seda pilti ei pane kokku, aga viimasel ajal, kui mul käivad siin kliendid, kas või erakonstellatsioonides, siis on tihti peale, ma olen aru saanud, et hästi oluline on see genogrammi osa näiteks. Et mida mujal õpetas, minu arvates ei ole. Ma ei ole kuulnud ja kui sa saad sellest nagu rohkem aru ja mõistad ja võib-olla isegi mitte läbi enda sugupuu, vaid kliendi sugupuu, ja siis hakkad neid pilte nagu ja asju kokku panema ja need asjad, mis siin on tõesti, need moodulid on hästi olulised. Võib huvitavaid seoseid näha, mida muidu võib-olla ei oska välja. Just. Eriti on see siis hea, kui sul on olemas info esivanemate poolt olemas ka, mis seal eelnevalt toimus. Kuidas teil nüüd on? Teete koos või teete eraldi või kuidas te toimetate? Mina olen liikunud selles suunas, et individuaalselt tegeleda klientidega, sest ma juba varem tegelesin individuaalselt ja minu jaoks on natukene väljakutsuv see gruppide moodustamine, see kuidagi nõuab veel eraldi tööd, et individuaalselt on väga palju võimalusi ja ongi siis, mis ütlesid ka, et huvitavaid meetodeid kasutan, ma avastasin sellise asja nagu veekonstellatsioonid. Aga seal on natukene mul vaja veel endal harjutada ja areneda, et see on väga huvitav meetod selles mõttes, et nupud ja veeanu, mida siis kasutatakse, tekib resonants sellega, mis toimub meie sees, kuna me koosneme enamasti veest, siis nuppude liikumine seal väljal on täielikult nagu võlujõul need liiguksid, aga me ei saa saame vaadata dünaamikaid, aga me ei saa näiteks, kui inimene tahab vaadata, et kus ma paiknen oma süsteemis, et mingisuguseid teatud asju või teatud küsimusi ei saa selle meetodiga vaadata, aga kombineerida siis mulle üldiselt meeldib niimoodi, et paneme väljale ja lähme ise tunnetame, sest
läbi nende praktiseerimist keha nii tundlikuks muutunud ja see ongi kasuks ka igapäevaelus, et üldse oma kehaga kontakt ja kuidas need, ma ei tea, kuidagi kogu elu on niimoodi, et sa oled hästi iseendaga kontaktis, hästi tundlik ja mitte halvas mõttes tundlik, et ma võtaksin teiste asju üle, aga just see, et ma olen iseenda keha, mõistus, hing on hästi omavahel ühenduses. Et ei ole niisugust asja, et jookseks iga mure pärast arsti juurde või selline eneseusaldus on tõusnud. Pluss veel see tajumisvõime või oskus ka nagu tuleb juurde, et see on ka hästi huvitav. Meil aeg-ajalt käib selline. Teil on hea, te saate kodus diskussioon, kuidas mõnel kolleegil läheb ja siis tuleb välja, et kolleegil samal päeval, kui ma küsisin, kuidas tal on laps käes, laps oli just sündinud samal päeval, kui ma küsisin. Mingid sünkroonsused, mida me oleme hakanud tekivad jah, et ja võib-olla. Sina oled nüüd siis organisatsiooni. Mina praegu, ma teen organisatsiooni asju ka, aga mis on minu jaoks praegu vau-efektiga, ma õpin biodekodeerimist. Ja biodekodeerimine sisuliselt on struktuurse konstellatsiooni eriosa, mis põhineb siis metameditsiinil. Ehk siis tänaseks on ta edasi arendatud metameditsiinis, Christian Flesch on selle meetodi autor. Ja see tegeleb siis 3 tasandit, on aju, keha ja psüühika. Ja kõik need sümptomi sellised vormid me võtame sügavalt läbi, me vaatame meesenergiat, naisenergiaid, meeste ja naiste erinevusi, kuidas aju funktsioneerib. Ja nüüd ma tunnetan, et ma tahaks eelmisena õppida uuesti nii nagu hea õpilane tahaks õppida bioloogiat. Ehk siis seal avanevad uued tasandid ja sa hakkad aru saama ja ma olen aru saanud, et kui sealt neid asju endale selgeks teha ja läbi välja töötada läbi konstellatsiooni, siis see on võimas tööriist ja ma ei ole Eestis kogenud, kes oleks nii spetsiifiliselt selle valdkonnaga tegelikult. No nii, siis saad täita nagu tühja lünga. Kui õnnestub kõik, jah, väike lootus oleks. No, aga mis siis nagu veel soovitada või milline selline sõnum siis võib-olla teistele kindlasti tulge proovima. Need, kes uurivad ja tegelikult konstellatsioone ikkagi juba teatakse tänu jälle meie instituudi õpilase Antsu tegemistele, siis ma ise nüüd selle raamatuga usun, et see on natuke rohkem teadlikkust tuua. Nii et ja meid on palju juba, meid on väga palju. Konkurents on tihe, ütleme nii. No konkurents on ka, aga Eesti konstellatsioonimaailm on üldse, nii maailm või väike maailm, kuidas seda võtta, kuidas millega võrrelda, on tegelikult, ja seda on kuulda olnud, et meie peale vaadatakse kadedalt. Isegi kui Lätist üks meie hea õppejõud käib siin aeg-ajalt, ta vaatab ikka suuri imestusega, kuidas te ikkagi toimetate ja kui palju siin on tegemist ja... Mitte konkreetselt meie peale vaadata kadedalt, aga Eesti võimaluste peale, kuidas tuuakse siia mitmed erinevad õpped ja tuuakse välismaa spetsialiste. Ja praegu mina ütlen ausalt, kellel on võimalust ja aega külastada, soovitan, sest vasti need kunagised, nad lihtsalt osad õppejõud on niivõrd vanaks saanud, et nende puhul lihtsalt nad ükspäev enam ei reisi, et kui on võimalik neid lihtsalt kogeda ja tajuda, võib-olla kõigile igaüks ei meeldi, mis on ka täitsa okei, aga just kogeda seda energiat ja seda nende maailmavaadet. Lihtsalt tasub sellesse maailma nagu sisse astuda. Just, kogeda ja siis selles tundmatus kohas vette hüppamine ei ole vist hea. Pigem oli ikkagi nii, et natuke uurida, siis omandada ja täiendada, jah, ma olen ka seda poolt. Nii, et kui Kalmer kuulutab välja infotunni, siis minge infotunni. Ja Reeda kogemus on see. Nii, mulle tundub, et väga huvitavaid teemasid puudutasime ja ju siis on võib-olla tugev tulevikus abi sellest. Ühe mõtte lihtsalt ütleks veel, et konstellatsiooni
õppima minegi ei peaks olema võib-olla ainult selle pinnalt, et tahaks konstelleriks saada, sest see on seostatav niivõrd paljude eluvaldkondadega. Ja pigem on niipidi, et mida mina tunnen, et seda võikski liita nende asjadega, mida sa juba elus teed ja tuua sinna juurde konstellatsioonid. Et see on ka võib-olla klientide leidmise mõttes kasuks, kui sul juba on mingisugune töö. Väga hea. Siinkohal siis saame lõpetada. See oli tõesti väga hea. Aitäh.